Ma arvan, et meie rahvas ei ole usu võimetum ega vähem usuga, usklikkusega kui mis tahes teine rahvas. Ära elamiseks on usk täitsa elementaarselt vajalik asi. Minu meelest võiks defineerida teda sellise tihendatud kujutluspildina, mis juhib meie tahtevalikuid, otsustamisi. Ja see muidugi ka seletab, miks võib olla usk mis tahes pinna peal. Ta ei pruugi üldse tõega olla seotud, aga meie kujutlus tegelikkusest suunab meie liikumist tegelikkuses. Nii et usk on suuresti kujutluspilt tegelikkusest, mis meie valikuid ja otsustamisi, meie tahte rakendamist suunab. Kas me usume või mida me usume, on tähtsad küsimused. Igal inimesel on tulnud neile vastata. Selles filmis on vaatluse all aga terve rahvausk, ühise usu vastuvõtmine ja selle areng läbi aastasadade. See, mis muinasajal oli, selle kohta meil ju kirjalikke allikaid ei ole. Seda me võime ainult aimata hilisemate rahvauskumuste põhjal ja teine allikas on arheoloogilised leiud, kus me selle kohta midagi teada saame. Kui me hakkame vaatama seda aega, mis on vahetult enne ristiusu tulekut, siis on see olnud üks väga kirev ja väga keeruline, väga mitmepalgeline aeg nii oma matmiskommete poolest kui uskumiste poolest. Mis asjad on hiied ja mida siin hiies tehti, ütleme tõesti siis 800 või 1000 aastat tagasi, selle kohta me jälle tegelikult midagi ei tea. Me ei tea isegi seda, millal need hiied täpselt üldse kasutusele võeti. Kindlasti ei ole need hiied kasutusele võetud sel kujul esimeste inimeste poolt, kui need pärast liustikus olemist siia jõuti. Umbes 1000 aastat tagasi olid sellised hiied kasutusel küll, tõenäoliselt neid ka niimoodi nimetati. Sõna ise arvatakse, et on pärit umbes 2000 aastat tagasi. Ja tõenäoliselt siis vähemasti Põhja- ja Lääne-Eestis võidi neid hiisi tõesti ka hiieks nimetada. Lõuna-Eestis ehk kuidagi teisiti. Rahvapärimuses on küll selliseid teateid, et teatud kivi juures on andisid viidud ukule, on ukukive, on tõnnikive, mis räägivad, kus pärimus räägib kindlale jumalusele annetamisest. Aga sageli võib see suhe olla tõesti olnud vahetult puuga, sa viid puule midagi, viid puu juurde süüa, seod puu oksa külge lindi ja see puu ise on see, kes sind aitab sinu hädas. Henriku Liivimaa kroonika kirjutab 1220. aasta sündmuste juures. Virumaal Rajamail oli mägi ja väga ilus mets, kus kohalikud rääkisid olevat sündinud saarlaste suur jumal, keda kutsutakse Tarapita, ja sellelt kohalt lennanud Saaremaale. Nii saame me teada saarlaste jumala nime, keda kroonik nimetab uuesti 7 aastat hiljem Valjala linnuses toimunud ristimise juures. Teda on enamus uurijaid seostanud skandinaavlaste äikese jumala Thoriga ja Saaremaa arheoloogilises pärandis on nendel sajanditel palju ühist Skandinaaviaga. Virulaste endi jumalaks oli aga Uku, kelle nime teame vaid rahvaluule kaudu. Millal puust sai rist? Ma arvan, et nad on päris pikka aega olnud koos, nii puu kui rist, ja inimese poolt vaadatuna üks ei ole seganud teist, nad on üksteist täiendanud. Käidi nii puu juures kui kirikus ja see olukord on kestnud ju Eestis tegelikult 20. sajandini või võib-olla ka meie ajani välja. Muinasaja lõpul oli Eesti, nagu ka Läti ja Leedu,
jäänud selliseks omalaadseks saarekeseks, kuhu veel ristiusk ei olnud jõudnud. Ja mida edasi aeg läks, seda tugevamaks hakkas mõlemast suunast siis kokkupuude uue usuga, uue maailmavaatega. Põhja-Euroopasse tulid misionärid 8. sajandil. Uue piiskopkonna kirikuga keskus rajati esmalt Bremenis. Sealt asuti missioneerima ristimata rahvaid Läänemere kallastel. Piiskop ise käis koos munkadega jutlustamas koguni Skandinaavias. 10. sajandi keskel toimus juba suur läbimurre kristluse levikul Taanis ja Saksimaal, kui 22 aastaga rajati 7 piiskopitooli ja selles piirkonnas muutus kristlus ametlikuks usuks. 11. sajandil rajati edasi piiskopkondi Saksimaal slaavlaste käest vallutatud idaosas, Taanis ja Rootsis. Bremeni peapiiskopad Albert määras 1070. aasta paiku 2 ilma oma kiriku ja residentsita munkpiiskoppi missioneerima niinimetatud Läänemere saarte elanikke. Üks neist, abt Hiltinus, oli ilmselt esimeseks eestlaste aladele määratud piiskopiks. Piiskop, kes võttis endale nimeks Johannes, võis mõne kaubalaevaga jõuda ka Eestisse, kuigi andmed selle kohta puuduvad. Üheteistkümnendast sajandist hakkab kajastuma siis ristiusu mõju matmiskommetele. Küll Eesti kõige idapoolsemates piirkondades hakatakse surnuid mitte enam põletama, vaid matma peaga lääne poole. Peaga läände matmine on osa kristlikust kultuuritraditsioonist. Surnud maeti nii, et kui viimsel päeval tuleb surnute ülestõusmine, siis nad oleksid maetud näoga idast tuleva Kristuse poole. Ma arvan, et üsna oluline muutus on toimunud kusagil 90. sajandi paiku. Ja seda muutust siis iseloomustavad ühelt poolt see, et meie arheoloogilisse materjali tekivad ripatsid, tekivad igasugused figuraalsed ripatsid, sellised, mida varem üldse ei olnud. 12. sajandist peale tulevad esimesed ristripatsid ja ristisümboolika ka matustesse. Ja 13. sajandi alguseks on väga paljudes matustes juba kas ristripats või siis ristisümboolikaga teised ehted. Ja see viitab küll sellele, et kindlasti need inimesed teadsid kristlusest. Et kindlasti olid mitmed Eesti just siis kas siis sõjamehed, kes teenisid kuskil kristliku kuninga alluvuses, olid ristitud. Aga huvitav on just see, et suur osa matustes olevaid ristripatseid on kohalik käsitöö, need on täiesti unikaalsed. Need ei kuulu ühtegi sellisesse üle-euroopalisse laia tüüpi. Et neid ristripatseid on tehtud koha peal, mis tähendab seda, et inimesed, kes neid tegid, kes neid kandsid, kes neid tellisid, neil pidi olema oma arusaam, mida see rist tähendab. Ja kui me mõtleme selle laiema konteksti peale, et ümberringi on ainult kristlikud maad, just siis need suured kultuurikeskused, siis ilmselt see ristisümboolika enne ametlikku kristjaniseerimist oli ikkagi seotud juba kristlusega. Ja kui me nüüd vaatame Skandinaavia analooge, siis tõepoolest näiteks Rootsis ristiusk hakkas jõudsalt levima 11. sajandil, aga see ei tähendanud, et terve maa on siis korraga risti usustatud, vaid need on väikesed üksikud saarekesed. See tähendab, et kuningas ja osad ülikud võtsid ristiusu vastu, kuid nad elasid nii-öelda paganate keskel. Ja huvitav on ka see, et need, kes vastu võtsid, ei pruukinud jääda kristlusesse, vaid nüüd viimased uuringud on näidanud, et just nendel aastatel, kus toimusid suured paganlikud riitused,
nad ütlesid Kristusest lahti ja pöördusid tagasi paganuusku. Kui meil oleks niimoodi edasi läinud, nagu oli Skandinaavia maades, et tõepoolest ülikud võtavad vastu ja siis esimesed kirikud on sellised perekonnakirikud ja nii võis olla mitu sajandit, niisugune üleminekuperiood, 1-2 sajandit, aga meil see katkes ja vallutusega tekitati täiesti uus olukord. Peale teist ristisõda Pühal maal asuti suuremate jõududega laiendama kristlikku Euroopat ka põhja poole. Esimeseks otsesõnu eestlaste piiskopiks nimetas Lundi peapiiskop ja Rooma paavsti legaat Eskil 1160. aasta paiku Fulco. Prantsuse rändmunk puutus juba kokku ka eestlastega, keda ta nimetas kangeteks ja metsikuteks. 1170. aastal kutsus paavst Aleksander III skandinaavlasi oma bullaga non parum animus, ristisõtta eestlaste vastu. Lääne ja Ida kiriku vahele jäänud eestlaste asualal olid selleks ajaks moodustunud juba maakonnad. Kristlasi oli eestlaste hulgas ilmselt veel vähe, kuigi Virumaalt on teade kristlikust vanemast Tabellinis. 1212. aastaks oli kristlik koloonia laienenud juba eestlaste aladele ja 1227. aastaks oli eestlaste ala jaotatud piiskoppide, Saksa ordu ja Taani kuninga vahel. Me ei saa nagu öelda, et kui Eesti oli vallutatud, et pärast seda on nagu niisugune ühesugune olukord kogu Eestis. Näiteks Põhja-Eesti, mis jäi taanlastele. Taani kuningas oli kaugel, siin oli asehaldur ainult, maa jagati ära siin Taani vasallidega, oli ka Saksa vasalle ja ilmselt ka Eesti ülikuid. Nii et kui nüüd vaadata seda kirikute ehitust Põhja-Eestis, siis tundub, et see oli väga hõredalt kaetud ja tõelise kihelkonna kirikute võrguni jõuti alles pärast seda, kui Põhja-Eesti siis müüdi Saksa ordule maha. See on 14. sajandi teisel poolel. Kui siiamaani eestlased ehitasid enda maju ju puust ja samamoodi olid ka need esimesed kirikud puidust, aga siis need ristisõdijad tõid kaasa mördi kasutamise, sest ennem meil siin kiviladu, eks ta ei olnud seotud ja Lõuna-Eestis, kus meil ei ole lubjakivi võtta, seal ju hakati kasutama tellist, nii et nad tõid kaasa tellise tootmise. Ja selles mõttes see pilt ju muutub oluliselt, ka mentaliteet ju. Ja kuidas hakkab välja nägema ka maastik, kui me mõtleme, et ennem olid näiteks hiied või siis kivikalmed, mis nagu selgelt maastikas esile tõusid, siis nüüd korraga 13. sajandil on meil kivikirikud. Ja niisugune oluline sümbolmärk maastikas, mis näitab, et tõepoolest see piirkond on ristiusustatud. Ristiusu vastuvõtmisega said liivlased ja eestlased osaks kristlikust maailmast. Kuigi Euroopas oli ristiusul veel palju eripärasid, jäi üha enam peale ühisosa. Pühakiri oli üks ja kivikirikud olid sarnased. Omapära väljendus aga kohalikul tasandil. Tekkinud linnades ja kihelkonnakeskustes toimusid nii-öelda kiriklikud teenistused. Maarahvas kujundas usuelu lähedasemaks oma tavadele ja arusaamadele.
Väga palju on maal selliseid kohti, mis kannavad Kirikumäe või Kabelimäe nime. Need väikesed külapühamud, väikesed külakabelid on ammu hävinud, nad kuulusid katoliku aega. Nende maakabelite tähendus on olnud samasugune nagu Setomaa tsässonatelgi. Inimesed on saanud suhelda nende jõududega, nende pühakutega, kes on ristiusu taga. Nad on saanud seda teha oma vahetus koduruumis. Ei ole tulnud minna selleks kusagile kaugele kirikusse, vaid talude juurde, külade juurde on ehitatud omale väikesed kabelid, kus siis pühakute käest on abi palutud. 1624 Rootsi kiriku visitatsioon ütleb niimoodi, et Räpina piirkonnas nagu kogu Tartu Kreisis on igal talupojal oma väike erakabel, kus ta oma pühakut teenib. Nii et vähemasti katoliku aja lõpuks on Eesti olnud üle külvatud väikeste külakabelitega, väikeste külapühamutega, millele otsesed vasted on siis Setomaa tsässonad. 154. Veel 1 sentimeetri. Seesama Härme kalme, mille juures me oleme, siia on matnud 4 juures oleva küla inimesed, see on veel elava, praegugi püsiva suulise pärimuse järgi. Eestlaste jaoks enamasti talupoegliku ja killustunud keskaegse elukorralduse lõpetas uus ajastu, mis algas eurooplast-türklaste pealetungi, Hispaania inkvisitsiooni, maadeavastuste ja tugeva keskvõimu võidukäiguga. Trükipresside abil rahva jõukama osa kätte jõudnud piibli ja usupuhastajate toel jõuti 16. sajandil uue ettekujutuseni ristiusust, mis vallandas terveks sajandiks ususõjad uut ja vanamoodi mõtlejate vahel. Nagu suures osas Põhja-Euroopast jäid ka siin mail peale protestantliku riigi sõjajõud ja Eestis algas Rootsi aeg. Rootsi ajal hakati külakabeleid hävitama, seal käimine keelati, pühadeaegsed rahvakogunemised kabelite juures keelati, on teateid sellest, et kabeleid on hävitatud. Seda selleks siis, et inimesi tugevamini siduda kihelkonna kirikuga, et ei oleks selliseid omaalgatuslikke põimumisi vana ja uue usu vahel, et asi oleks tugevasti kontrollitud. Miks Eestis piibli trükki jõudmine võtab nii kaua aega, on see, et 17. sajand kulub keelevaidlustele. Iga muhulasest pastor, kes oli ära õppinud ja mida korralikumalt oli ära õppinud, eesti keele teadis, mismoodi tema kihelkonnas räägitakse ja mismoodi õige on. Ja kui nad siis hakkasid seda kokku panema, siis tuli välja, et teised ütlevad teisiti. Ja selles mõttes siin tuleb see alles ühistööna 18. sajandi algul, kui pärast Põhjasõda on nad põgenikena kõik koos ja ei saagi niivõrd enam oma kodu kihelkonna keelejuhtidel tammutada, vaid peavad kokku leppima, mismoodi siis seda öelda. Siis alles see läheb paremini korda, sest kirjakeel on väga tugevasti pühakirjakeel sõltunud. 1686 Vastne testament ilmub, 1715 põhja-eestikeelne Uus testament, 1739 kogu piibel koos apokriivadega. Siis selleks ajaks oli juba mõnda aega kasutatud kirikus
neid sõnu, neid termineid, mida vaja läks. Ja õigupoolest piibel ei ole taskuraamat üldse. Ta ei olegi algselt mõeldud privaatseks lugemiseks, vaid ta on ettelugemise raamat. Kultuuriruum, kus me oleme elanud, siin on olnud piibel sajandite jooksul kõige tähtsam keskne kultuuritekst ja kogu maailma mõistmine ja igasugused arutlused natukenegi keerukamatel ja abstraktsematel teemadel on kõik käinud piibli kujundite kaudu. Ja selle tõttu lihtsalt me näemegi maailma piibli keele kaudu, selle vahendusel. Keel on tegelikult muutunud tohutult palju, ehkki aru sellest keelest, ma arvan, saab küll igaüks nii palju, mis puudutab puhtalt keelelist külge. Kõikide kristliku ajalooga rahvaste kirjakeeled on tegelikult piiblikeeled selles mõttes, et lihtsalt kõik see kujundlik pool keeles või suur osa keele kujundlikust poolest on sealt pärit. Võib-olla natukene pikemate kõnekäänuliste ja vanasõnaliste väljendite puhul tuleb inimene selle peale, et need pärinevad piiblist. Näiteks ma otsisin välja mõned sõnaga silm seotud väljendid. Ütleme, kui on silm silma, hammas hamba vastu, vast tänapäeva inimene ka natuke haritud inimene taipab, et see väljendab vanatestamentlikku niisugust õigluse mõistet. Või teine väljend, teise silmas pindu näeb, aga palki oma silmas mitte, et see väljendab uustestamentlikku niisugust manitsust. Aga niisuguste lühemate ja nagu struktuurilt lihtsamate metafoorsete ülekannete korral kindlasti inimesed enam ei taju, et need on piibli väljendid, aga tegelikult selle sama silmaga või sõnaga silm seotud väljenditest, ütleme, kellegi silmis hea või halb, kole või ilus olema on piibli väljend, kellegi silmis armu leidma on piibli väljend, silmi millegi peale tõstma, silmi üles tõstma, millegi vaatamiseks on piibli väljend, silmi maha lööma alandlikkuse märgiks, see on piibli väljend, aga kindlasti me ei taju tänapäeval enam, et need on piiblist pärit. Nii et, ja nad ei ole muidugi kõik üldse mitte tulnud konkreetselt selle meie esimese piiblitõlke kaudu, sest need väljendid on kogu kristlikule kultuuriruumile ühised. Näiteks üks pikem väljend, mis kindlasti on tulnud selle esimese piiblitõlke kaudu, on kogu raamatust pärinev tühi töö ja vaimu närimine, mis vist ka tänapäeva inimesele tegelikult ei mõju väga piibellikult, aga see on meie esimese piiblitõlke käsikirjast näha, kuidas see on sedasi raske, visa ja pika tõlketöö tulemusel tekkinud, seda mitu korda parandatud ja paremaid variante katsetatud ja siis lõpuks on niisugune kuju sellele jäänud. Kui kristluses oluliste tekstide tõlkimisega loodi kirjakeeled ja lõpuks tehti täismahus piibli tõlkimiseks valik ühtse kirjakeele suunas, siis jumalateenistuste vormid jagunesid taas inimeste arusaamadest, põhimõtetest ja kirglikkusest tulenevalt. Protestantluse esimestel sajanditel võimude poolt juurutatud ja kontrollitud ühtse kirikukorra kõrvale tekkis uuesti talupoegade oma palvemajade võrk. Selle lõid kihelkonna koguduse sees tekkinud vennaste kogud ja nendes palvemajades loeti ette ja arutati piiblitekste ning palvetati maarahva oma murederingi leevendamiseks. Vennaste kaudu on meile omaseks saanud koorilaul ja elulugude kirjapanemine. Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jansen, Karl Robert Jakobson, Jakob Hurt, Willem Reimann, Jaan Tõnisson ja Gustav Suits on vaid mõned nimed hernhuutlikust perest pärit suurmeeste seast, kes meie oma vaimukultuuri arendasid.
üks olemuslik vahe katoliku ja Luteri kiriku vahel on, et Luteri kirik väärtustab eeskätt pühakirja, sõna. Katoliku traditsioonis ja ka õigeusu traditsioonis on selle kõrval väga oluline, oluline koht, aga ka nägemismeelel, piltidel, lõhnadel, mis kirikus jumalateenistuse ajal on. Mõned soovivad hea meelega olla sellises hästi dekoreeritud ruumis. Ütleme, väljast tulija võib niimoodi ütelda õigeusu kiriku kohta, et siin on pilte palju seinal, kulda ja harda, et hästi dekoreeritud ruum. Meie ütleme, et ikoonid, igaüks on oma lugu ja see ei ole mingi dekoratsioon. Aga igal ühele see ei sobi. Luteri kirikus jälle, vähemalt algupärases vormis on ainult valged seinad, see ka ei sobi. Liiga tühi. Ja siis on need palveruumid, kus on väga sõbralik atmosfäär, väiksem seltskond. Igal ühele jah oma. Selleks, et liikuda ühel meelel ja ühes suunas, teha ühtesuguseid asju, selleks kahtlemata on vajalik üks usk. Ehk siis kõikidel sarnane kujutlus sellest, mis toimub ja kuidas toimub. Palvetagem üheskoos nõnda, nagu meie õnnistegija Jeesus Kristus meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Ristiusk pole jäänud paljaks kombetalituseks. Kristuse sõnumi jõudmine inimesteni toob ikka ja jälle kaasa fenomeni, kus pühakiri on üks ja väärtushinnangud sarnased, usuelu vormid aga mitmekesised. Või nagu on ise öelnud Jeesus Kristus. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.